loo toob teieni Raivel Solutions. Vaata kindlasti ka raivel.ee. Nüüd tuleme oma jututeemadega hoopiski ralliradadele ja räägime teile ühe eduloo. Eduloo võtmeks ja võtmesõnadeks on kiirus. Üks kiirus, kui kiiresti on võimalik auto puruks sõita ja teisalt, kui kiiresti on võimalik see uuesti üles ehitada. Vasak läks 50, parem 5 seest. Parem 5 seest, 220. Mis sul tol korral Paides siis valesti läks, et nagu siin naljatlemisi öeldi, siis olid Paide ralli kõige kiirem mees, ehk siis nii kiiresti pole keegi veel Paide rallit läbi teinud. 600-650 meetrit stardist oli üks selline parem kurv, mida sõidetakse siis ikkagi suurel kiirusel. Ehk oli see natukese liiga optimistlikuks kirjutatud ja meie sisselõikamine sinna kurvi, nii nagu oli planeeritud, jäi 1,5 meetrit kaugemale. Siis me lihtsalt selle hooga sinna ära ei mahtunud. Saba läks siis üle teeserva, siis seal oli mingisugune truubikoht, mis võttis selle saba kinni ja keeras siis auto nina järgi metsa poole. Ja küll ma olen nõus, et sinna ei oleks pidanud 168 minema, et seal meie klassis teised sõitjad ütlesid pärast rallit pardakaamerad, nad vaatasid, et nende kiirus kukkus kuskil 100-110 seal selle koha peal. Et eks meil üle oli kõvasti, aga poleks. 6 nädalat oli meil umbes reaalselt tööaega või. Sinna sisse siis pidi mahtuma kõik nende juppide tagaajamine. No esimene kiirem sutsakas oli mul sinna Austriasse, sinna Viini küljele. Ja sealt ma sain siis olulised keredetailid, mis oli üldsegi selle tööde alguseks, et kui me ei oleks neid saanud, siis mul vähe kasu, kui ma oleksin uue käigukasti, uue mootori saanud, aga mul ei ole kere, mille külge seda ehitada, eks. Aga kõige kaugem ilmselt oli ikkagi Põhja-Makedoonia, ta on ikkagi Kreeka selles mõttes jah, et Thessalonikis käisime seal mõninga asja järgi ja ütleme, et see oli nagu selles mõttes kõige kasulikum käik siis, et sinna tee peale jäi nii palju riiki, kus igalt poolt oli midagi natukese kaasa haarata. Või mõnel puhul ka käisime siis tootmises rääkimas, näitasin pilte oma avariilisest autost, ütlesin, et olen ära lubanud, et see auto peab 10-11 oktoober Saaremaal sõitma, et äkki saab kuidagi järjekorras vahele. Töötas. Kas sa üldse tead, et kas on sellise tempoga mõni ralliauto Eestis rajale tagasi saadud? Ei, ma konkreetselt ise niimoodi ei tea, me professionaalsetest tiimidest loomulikult ei saa rääkida. Kui arvestada nagu seda tööde mahtu, et siia sisuliselt jäigi alles ainult siis turvapuur on ja 3 vedrukappi või kannu või kuidas keegi seda siis kutsub, mille külge see turvapuur siis seotud on. Ma ikka julgen kahelda, et keegi teine seda teinud on. Mehed, oleme ausad, nad tegid 1,5 kuud ikkagi ennast salgavat tööd. No ega tegelikult seda oli jah, et mingid momendid loomulikult ega inimesed pidi ikkagi välja puhkama, et keegi läks magama ja keegi oli asemel ja kogu aeg käis kõva planeerimine, et okei, et ütleme, et keremehel sai see jupp keevitatud, nüüd saaks see mees hoopis seda panna, siit pidureid teha, siis järgmine mees tuli ja kuidagi nii vahetustega käis ja neil kõigil olid ju oma päevased tööd ka, et meie tööpäevad tihtipeale hakkasid siis pigem õhtupoolikul ja kestsid varaste hommikutundideni. Sul sõbrad tegid ju kohe pärast avariid ühe päris tugeva ja südantsoojendava, ütleme siis sellise motiveeriva žesti sulle. Minu kontole laekus üsna suur summa nädal aega, mis siis andis sellise nagu motivatsioonitõuke, et selge see, et ma olen ka hiljem nüüd kokku löönud, et enam-vähem see oli 1/6 võib-olla kogu auto siis nii-öelda taastamismaksumusest. Aga kui see ometi juba tulema sai, siis oleks nagu polnudki teist varianti, et kuidas me siis ei taasta, et hakkame siis pihta, et see oli nagu motivatsioonitõuge ikkagi, jah. Üks asi on see ja küll, et see rahaline abi siit küll ütleme, just lugesin kokku, et 120 nime auto peal tegelikult on neid natukene rohkem veel ühel ja teisel moel ka. Teine pool on ju see, et siin olid inimesed, kes käisid, kui ma ei jõudnud, et korra oli vaja Tallinnasse sõita, korra oli vaja Viljandisse sõita, seda tuua, teist, kolmandat, neljandat, viiendat. Ma lihtsalt puht füüsiliselt ei jõua 2 kohas korraga olla. Ja juba sellest oli nagu siis väga suur abi, rääkimata sellest, kes siis panid auto küljes konkreetselt käed käiku, eks. Auto on Saaremaa ralli edukalt läbinud, tervelt tagasi, siia garaaži jõudnud, et kas nüüd on kõik valmis? Ei, kaugel sellest, et Saaremaale saamiseks oli oluline ikkagi auto nüüd nii palju valmis saada, et ta vastaks tehnilistele tingimustele ja et ta lastakse siis võidusõitu. Tegelikult pisi asju, mis päris hästi veel mammonat välja veavad, on küll ja küll siin teha. Kes sellest autost tahab selle hingeeluga kursis olla ja tahab teda tooterdada ja kaasa aidata, siis kõik on lahkesti oodatud panustama.
tuleb tunnistada, et eestlane on rallirahvas ja lemmiktoit ei olegi teine eestlane. jah, seekord niipidi.